Tere, mina olen Karin Hansaplandist ja täna räägime hekkide hooldamisest ja istutusjärgsest lõikamisest. Istutusjärgselt on siis erinevatel hekitüüpidel ka oma hooldusnipid. Et nii nagu sa lõikaksid lehtpuuhekki, sa okaspuuhekki kohe kindlasti ei lõikaks. Et lehtpuuhekil on siis väga oluline see, et kui ta on istutatud, ütleme siukse, 40-50 cm kõrgune istik, siis järgmisel kevadel lõigata teda tagasi kusagil 20-25 cm peale. Okaspuuheki puhul on pigem siis see, et latva ei kärbita tagasi enne, kui ta on saavutanud oma õige kõrguse ja lõigatakse pigem siis külgedelt. Ja lõikamiseks siis õigem aeg oleks kõige parem siis kevadel varakult, kui on juba viimased külmad möödas, või siis teine variant augustikuus. Lehtpuuheki hooldamiseks oleks soovitatav teha siis 2 lõikust hooaja jooksul, ehk siis 1 lõikus enne jaanipäeva ja teine lõikus siis augustis. Lehtpuuheki lõikamisel tuleks siis ka silmas pidada, et kui teda nüüd lõigata, siis iga kord, kui teda kärpida, siis noort kasvu tuleks jätta alles 1-2 cm. See tagab selle, et lekk ei kaota oma dekoratiivset välimust, vaid püsib ilus ka aastate jooksul. Et muidu on see, et kui te lõikate tagasi sinna samasse, kus ta nüüd kogu aeg on lõigatud olnud, näiteks eelmisel aastal, üle-eelmisel aastal, siis lõpptulemuseks on lihtsalt see, et see hekk ei taha teil enam kuigi palju kasvada, mõned üksikud noored kasvud on, aga hekk lihtsalt viskab oma lehed tasapisi maha ja kaotab oma välimuse. Olenevalt heki või siis aia suurusest on erinevaid tööriistu, mida võib kasutada siis heki hooldamiseks ja lõikamiseks. Et üks variant, kui aed on üsna väike, võib kasutada ka lihtsalt selliseid käsitsi hoitavaid hekikääre. Kui on aed nüüd juba suurem või siis hekk on juba, ikkagi paarkümmend meetrit ja peale selle, siis võiks ikkagi mõelda juba suuremate tööriistade peale. Ehk siis on meil olemas sisepõlemismootoriga hekilõikurid ja on akutoitel siis hekilõikurid. Akutoitel hekilõikuri eeliseks siis oleks see, et ta on üsna kerge, ta on vaikne ja ka lihtne kasutada, näiteks linnaaedades. Kui ei soovita naabreid häirida, siis see on päris suureks eeliseks, et ta ei tee palju müra. Enamasti, kui kasutada siis selliseid elektrilisi tööriistu või siis ka siis bensiinimootoriga tööriistu, tasub valida siis väiksema leheline hekk, et suurema lehelisest hekist jääb väga ilusasti näha see, kuidas ta kahjuks siis terad niimoodi natuke lehte kahjustavad ja rebivad, et ta ei pruugi jääda peale lõikus siis kõige dekoratiivsem. Heki rajamine ja hooldamine ei ole iseenesest raske töö, vaid üsnagi kerge, et tegelikkuses on see, et kui on vähegi tahtmist ja soovi, siis väikese vaevaga saab üsna lihtsalt heade tööriistade ja õigete töövõtetega väga lihtsalt sellega igaüks hakkama.